Tere kõigile, ma olen väga rõõmus, et pärast lõunat teid juba siin nii palju on. Kõigepealt ma teeks promo sellele, et ka meie sessioonil töötab Slido programm, aga siis ärge unustage, et te nüüd asute Las Vegases, ehk siis te peate vahetama oma asukoha ära. Aga meie, ehk siis Eesti Nooremarstide Ühendusega, korraldame siin sellise loodetavasti üsna teemakohase paneeldiskussiooni, millele panime sellise natuke kirgikütva pealkirja, et ravi või uskumus, sest tahes-tahtmata tervishoiutöötajad puutuvad üha sagedamini kokku erinevate olukordadega, kus patsiendi uskumused ja nii-öelda meile teada olevad usaldusväärsed infoallikad ei kattu. Ja põhimõtteliselt üritame siis jõuda mingisuguste lahenduste ja kogemuslugudeni, kuidas sellest välja tulla. Ühtlasi, täiesti kogemata, läheb meie teema kokku suurepäraselt Maailma tervisepäeva selleaastase teemaga, mis on koos teaduspõhise tervise eest. Ja siin juures ma tutvustakski meie paneliste. Esmalt Priit Tohver, kes üritab seda kõike siis meil modereerida, nagu moodsalt öeldakse päevajuht, sessiooni juht, kõnejuht, mis seal kirjas oli kõik. Arst, kes töötab Põhja-Eesti Regionaalhaigla kestliku arenduse teenistuse juhatajana. Ja töö keskmes on tervishoiuorganisatsioonide pidev õppimine, sidudes kvaliteedi parendust, teadus- ja arendustöö ning koolitustega. Järgmisena on Liis Puis, keda võib-olla teate meditsiinimüütidega. Reumatoloog, kes töötab reumatoloogina Confidos ja Melivas, lisaks Tartu Ülikoolis õppejõuna, ravimiuuringute maailmas uurijana ja ka Viljandi haiglas teadusuuringuga, mis puudutab kroonilisi haiguseid. Ning välja on andnud 2 raamatut meditsiinimüütide kohta. Lisaks meditsiinimüüdid Facebookis ja Instagramis, mis kindlasti kirgi kütavad. Ovelis Mahhov, psühhiaater, lõpetanud arstiteaduskonna 2018 ja peamiselt keskendub laste ja noorukite psühhiaatriale. Lisaks samuti sotsiaalmeedias. Ning Elle-Mall Sadrak, perearst, Eesti Perearstide Seltsi juht. Ja südamelähedaseks on kvaliteet, õiglus ja vajaduspõhine meditsiin. Seega hakkame pihta. Ja tuletan meelde, küsige kas Liidos küsimusi. Tere kõigile ja suur tänu, et olete liitunud meie aruteluga. Tõesti liituge päriselt, küsige küsimusi. Need jooksevad mulle siia ette ja saan ka meie panelistide käest küsida nende arvamust. Aga räägime siis täna meditsiinilisest väärinfost ja ebateaduse levikust. Ja tänaseks ma usun, et need on päris tuntud fenomenid. Me räägime sellest kogu aeg, eriti arskonnas räägime kogu aeg ja see on selle tõttu muutunud mingis mõttes ka nagu tavaliseks. Et see on umbes nagu Euribori tõus või toiduhindade kallinemine. Et siuksed nagu koledad asjad, aga üsna abstraktsed ja kui me kogu aeg nendest kuuleme, siis me võib-olla enam ei saa aru, mis kaalul on. Meil on siin meie ees 3 aktiivset arsti. Ja ma tahakski teada, kuidas teie igapäevatöös väljendub meditsiiniline väärinfo ja ebateadus. Mis on selle konkreetsed mõjud teie patsientidele? Võib-olla Elle-Mall soovib alustada. Jaa, iga päev, kui vastuvõttu teed, ikkagi sellega kaudselt kokku puutud, mõnikord otseselt ka. Ja see minu meelest on sellise suure gradatsiooniga või skaalas on see väärinfo, eks ju. Et üks on selline ala rahvauskumused, viinasokid ja kõik selline rahvameditsiin, mis ühelt poolt võib olla päris nagu ideaalis väärinfo alla ei kvalifitseeru, eks ju. Teiselt poolt ega seal mingit head tõenduspõhisust ka taga ei ole, eks ju. Ja siis teiselt poolt on see, mis ikka puudutab seda, et tarvitatakse igasuguseid veidraid preparaate, igasuguseid veidraid lahuseid tehakse. Mul on enda nimistus päris palju selliseid alternatiivmeditsiini uskuvaid inimesi. Mina olen nendega teinud selle, et ma alati ütlen, et mina sellesse ei usu, see tõenduspõhisus seal taga ei ole, aga räägi ära, mida sa tarvitad, mida sa teed, eks ju. Ehk et ma oleksin kursis sellega, mida kasutatakse, mis on need trendid selles maailmas, sest kui sa ütled, et
ära räägi mulle sellest, ma ei taha seda kuulda, siis tegelikult sa ise mingil määral keerad pea ära ja ignoreerid seda probleemi, eks ju, sulle seda infot juurde ei tule. Sest kui tahta hakata otsima informatsiooni, et mis need praegu alternatiivi topid, nagu populaarsed asjad on, kuidas teie alustaksite seda otsingut, et ikkagi kõige parem on kuulda inimeste käest, kes seda ise kasutavad ja uurivad ja usuvad sellesse. Ja siis ma alati küsin, et aga miks sa siia tuled? Miks sa siis minu juurde tuled, kui sa tegelikult praktiseerid hoopis teistsugust meditsiini? Ja siis ikkagi, moka otsast poetatakse, aga äkki need ei aita või et äkki on midagi muud, mis nagu päriselt aitab või et sa saad aru, et nad ei ole päris need, kes tõenduspõhise meditsiini on enda elust välja lülitanud, vaid nad on sellised nagu kõhklejad seal vahepeal, et mingid asjad meeldivad neile ühest asjast, mingid asjad meeldivad teisest otsast. Nii et selliseid nagu ikkagi on. Need patsiendid, kes tõenduspõhist meditsiini ei usu üldse, neid me sisuliselt ei näe ju ka vastuvõttudel, eks ju. Nad ei tule nende lastevanematega, meil on väga keeruline olukord, neid me ajame ju lastekaitsjaga taga, et nad ka vastuvõttudel käiksid, eks ju. Nad ei saa aru, miks nad peavad käima, isegi kui sa seletad neile 100 korda, et see tervet last peab ka ikkagi jälgima ja vaatama, aga lastekaitse tõttu nad siis tulevad meile kohale. Kas sul on olnud ka olukordi, kus hoolimata sellest, et sa oled neid ära kuulanud, sa oled üritanud jõudnud mõistmisele, ei olegi lõpuks suutnud veenda patsienti ravile, mis teda tegelikult vaja oleks? Ma ütleks, et päris sellist ei ole, me oleme saanud kompromissi, et lasta siis kõigepealt teeb mingi oma jupi ära, eks ju, sest tal on täpselt see, et ta nagu usub sellesse nii palju ja talle jääb see kripeldama. Mina küll ütlen, et sellel toimet asja ei ole, aga kui sa ühel päeval oled valmis, mina olen siin, me saame seda ravi teha. Et mulle nii meeldis see Piret Rospuu tõlgitud artikkel Med24, ma loodan, et enamus jõudsid seda lugeda ka, kus oli väga kenasti ju näidatud, et rinnavähi patsientide puhul teatud juhtudel alternatiivravi versus mitteravi oli isegi tervisele palju kahjulikum. Et see on üks näide, mida ma ka patsientidele ütlen, et mõnikord on parem see, kui sa ei tee mitte midagi versus see, et sa katsetad igasuguseid kahtlaseid asju, mille peale sa kulutad ikka ilgelt palju raha ka. Ovelis, kuidas psühhiaatri vastuvõtul on ebateadusega? Jah, psühhiaatri vastuvõtul sellised meditsiinimüüdid väljenduvad eelkõige hirmudena. Et inimene on ju jõudnud psühhiaatri vastuvõtule eelkõige siis, kui ta on omadega emotsionaalselt või vaimselt kehvas seisus, tema või tema laps ja otsib abi. Samas ta on kuulnud naabrinaiselt sotsiaalmeediast või siis sõbralt või mõnikord ka õpetajalt näiteks ravimite või ravimeetodide kohta mingisuguseid koledaid kogemusi. Et populaarsemad on, mis on see, et antidepressandid teevad tuimaks ja siis ei tunne enam ühtegi emotsiooni näiteks. Või siis, et mis siin viimane kord oli, et sõbrannal kirjutati antidepressandid ja pärast seda, kui ta lõpetas, tema vaimne võimekus ei olnud enam mitte kunagi sama. Mingid sellised hirmulood ja siis olukordades, kus tegelikult inimesel on näidustatud ja tegelikult inimesele kaaluksid siis kasud oluliselt need riskid ära, mis enamasti ei ole sellised, nagu patsientidel hirmud on. Et nendes olukorrades inimesed teevad oma otsused siis selle valeinfo põhjal, mis on päris kurb mõnikord. Ja üks kurb aspekt on veel näiteks, et minul on ju palju autismispektris lapsi, patsiendid ja mõnikord lapsevanemad, sageli emad, elavad süütundes, et nemad vaktsineerisid oma last ja selle tõttu siis nemad ja nende laps kannatab ja see info tuleb siis nagu veendumusena siis kuskilt sotsiaalvõrgustikest, tutvustest või siis ka nad näevad seda tunduvat seost, et vaktsineerija siis tekkis. Ja see süütunne, millega see lapsevanem siis aastaid elab ja see enda süüdistamine, see on ikkagi ka päris karm. Toidulisandite koha pealt, psühhiaatria on selline eriala, kus hästi palju mängib rolli siis ka selline platseeboefekt või selline usk ka enda paranemisse ja motivatsioon ja selles kontekstis me näeme, et väga palju tõesti kui muudest sekkumistest või ravimitest on vähe abi, mida paraku sageli ka on, et inimesed jõuavad igasuguste huvitavate toidulisanditeni.
et mis need lõvilakad ja erinevad seened. Tavaliselt, kui patsiendile seletada, et kui see lõvilakk või seen oleks päriselt toimiks, siis see oleks esimene asi, mis soovitaksid arstid igale patsiendile. Ja siis nad tavaliselt jäävad mõtlema ja mõtlevad, et võib-olla tõesti, et äkki on seal tõesti mingi põhjus, miks see siis ei ole jõudnud standardravi vahendite juurde. Aga just teeb nukraks see patsiendi kogemus ja see, et nad ei saa oma otsuseid teha õige info põhjal, on psühhiaatrias teema. Kas standardrepliik sellele lõvilakka argumendil ei ole see, et aga seal pole ravimifirmasid taga ja sellepärast arstid ei soovita? Võiks mõelda niimoodi, aga ükski patsient ei ole öelnud mulle, aga võib-olla nad ei julge mulle näkku öelda seda lihtsalt. Kas nad ei taha ütelda ka seda, et ravimfirmad ei taha, et patsiendid terveks saaks? On see, mida mina ka päris tihti ikka olen kuulnud. Mulle ka seda, võib-olla nad lihtsalt vaatavad, et ma olen sellise näoga, et nad ei julge öelda mulle seda. Aga see juhtum, mis sa rääkisid, et kus ema ikkagi aastaid tundis süüd oma lapse autismi pärast. Ma saan aru, ema tuli sinu juurde hoopis teise probleemiga. Aga kas sa võtsid ka aega, et tegeleda tegelikult selle süütundega, mis emal oli? Ja me 25 minutit rääkisime sellest vähemalt ja minu meelest ta ikka jäänud uskuma mind lõpuks. Eks kui ta tuleb uuesti vastuvõtule, eks me siis uuesti räägime ja kui vaja, siis uuesti. Et mis seal ikka? Liis, kuidas sinu kui reumatoloogi igapäevatööd mõjutab ebateadus? Ma võiks öelda, et mõjutab ikkagi igapäevaselt, iga vastuvõtt. Ma võib-olla jällegi tooksin välja selle, et ma olen natuke selles mõttes privilegeeritud olukorras. Et see olukord, et inimene tuleb eriarsti vastuvõtule, tal on juba teatud eeldused selleks, et ta usub midagi vähemalt, mida ma räägin, et kui me räägime näiteks erakorralisest meditsiinist ja ka perearstidest, siis kindlasti nii-öelda minuni jõudmisel on juba mingi filter, on ju. Võib-olla see, millega ma kõige rohkem oma eriala tõttu kokku puutun, on kindlasti üks ravimid. Et meie valdkonna ravimid on sellised, mille kohta on tohutult müüte. Ei ole ühtegi vastuvõttu, ma arvan, kui ma ei kuuleks, et nende osas on hirme. Kindlasti käib peaaegu iga vastuvõtt läbi lause, et see ravim on ju mürk. Et kõik need ilmselt igale arstile teada, metodreksaat ja kõik bioloogilised ravimid, et need on kindlasti üks põhilisi aspekte, mille osas ma pean nõustama ja neid müüte murdma. Ja teine, kui ma arvestame jälle minu erialaga, ma ju tegelen põhimõtteliselt oma valdkonnast tulenevalt igapäevaselt kellegi immuunsupresseerimisega. Ehk siis sellega kaasneb loomulikult ka see, et ma pean rääkima vaktsineerimisest. Ja seda me ju teame, kui palju kirgi see teema kütab, et see on, need kaks kohta on ilmselt kõige igapäevasemad. Need kapsalehega jalavooderdajad ja muud sellised, need on toredad inimesed, et see ei ole kindlasti see, mille osas me peame suuri võitlusi pidama. Et need rahvameditsiini võtted, mille see on ka tegelikult meie igapäev, me nendest räägime patsientidega, aga üldiselt need kapsalehe kasutajad, et kapsaleht ei ole kindlasti kuidagi kahjulik, on ju oluline see, et inimene ei jätaks selle tõttu siis mingit probleemi seal ravimata, üldiselt nad seda ei tee, et selles mõttes need kapsalehe onud ja tädid on toredad. Aga ravimid ja vaktsineerimine on igapäev ja raske igapäev. Ehk siis üks õppetund, mida me saame siit ka kaasa anda, on see, et vali oma võitluseid. Et iga asja pärast ei pea sinna vaidlusesse laskuma ja kui ta tahab seda uskuda, siis ja kui see ei ole mingit kahju, siis pigem las tal olla. Jah, selles mõttes, et selle juurde alati, minu puhul näiteks käib kindlasti selgitus, on ju. Et ma ei jäta, ma kunagi ei ütle, et väga tore ja jätkake selle kapsalehega edasi, on ju. Et ma alati räägin juurde, mida ütleb teadus, mida me saame veel teha. Kui inimene lisaks tahab seda kapsalehte seal hoida, ma tean, et see kapsaleht teda ei kahjusta ja ta on nii-öelda siis koostööaldis kõikide muude meetmetega, siis me ju tegelikult meie eesmärk ei ole võidelda kapsalehe või millegagi, mis on kahjutu. Oluline on informeerimine, et see ilmselt ei taga seda kasu, mida te loodate. Siin on need asjad, mis mina pakun ja leida mingi kuldne kesktee, et me ei pea nagu kõigega võitlema, mis ei ole tõenduspõhine, arvan mina. Ja et lihtsalt tuleb väga põhjalikult asjad ära selgitada, läbi rääkida ja esitada oma argumendid. Sa tõstatsid vaktsineerimise Ellemal perearstina.
palju võitlusi sa pidama pead? Me kõik teame, et Eestis laste vaktsineerimise hõlvatus langeb. Võrrelduna sellega, kui ma 10 aastat tagasi nimistuga alustasin, on võitlused sagedasemaks kujunenud, ehk siis tahaks ütelda, et ühelt poolt nagu teadlikkus, tegelikult see koroona, mis tekitas mingil määral vaktsiinide osas väga palju eelarvamusi kõiksuguste laste vaktsiinide osas. Ja ega seal on täpselt samamoodi, et kui sa näed, et lapsevanemal on selged argumendid, me vestleme temal, sa oled nagu kindel, et tema veendumus on kindel. Ega ma sinna ju vaidlema ei lähe, et seda võitlust ma ei hakka. Ma küll ka jälle informeerin teda, et mis need variandid on, kui ta täna otsustab niimoodi, et isegi teeb altkirjaga 18. eluaastani keeldumise. Ma ütlen alati, et seda võib iga hetk ümber muuta, et see ei ole nüüd nii, et nüüd me ei lubagi, et kui sa ümber mõtled ja tahad, siis me ütleme, ei, teil on ju siin see avaldus, on ju, et seda me küll ei tee. Aga need, kes on kõhklevad ja kahklevad, neid on ka tegelikult tänu sellele koroonale rohkem juures. Ja jälle, ma ütleks, neist umbes 2/3 on ära räägitavad ikkagi õiges suunas. 1/3 ütleb, ta võtab veel aega, siis ta leiab omale kuskilt jälle muud allikad materjalid leidmiseks ja pigem siis lükkab seda otsustamist nii kaugele edasi, kui vähegi kannatab. Ma kujutan ette, et see vestlus on palju keerulisem, kui me räägime lapsest. Ehk siis kas lapsevanem on nõus oma last vaktsineerima. Kas mõni ravisuhe on ka selle tõttu katkenud, et ei ole jõudnud ühisele mõistmisele lapse tervise osas? Sellepärast ei ole. Nende lastekaitse sekkumiste pärast küll on, et nii kui ikkagi kutsud lapsevanemale lastekaitse sellepärast, et lapse vastuvõtud on tegemata, siis võid olla suht kindel, et järgmise paari kuu jooksul vahetatakse see perearst ka ära. Et selles võib suhteliselt kindel olla. See, et vaktsineerimise osas me nagu kokkuleppele ei jõua, selle osas ravisuhe ei ole katket, et eks ma ka mingil määral ju pean aksepteerima nende seda otsust ja valikut, et minu ülesanne on ikkagi iga kord jälle ütelda, et teate, vanuse poolest on jälle see hetk, kus tuleks tegelikult teha seda kalendrivaktsiini, me võiksime seda alustada. Siis korra pööritatakse silma, aga eks nad ju harjuvad ära läbi elu sellega, et sa iga kord seda teemat tood ja räägid ja oled, et nad ütlevad ei, et jah, lähme edasi, eks ju. Et sellepärast ei ole, jah. Aga kuidas see sind mõjutab? Ja see on tegelikult küsimus kõigile, et kui palju teid mõjutab see vajadus võidelda ebateadusega, kui palju tööd teile sellest juurde tuleb? Mis sa, Ellemal võime sinuga jätkata? Ma ei tea, ma tahaks ütelda, et sellepärast nüüd mingi hullult palju tööd juurde ei tule, tööd tuleb igast muude asjade pärast juurde, aga eks seda ikkagi on ja mulle tundub see, et mida rohkem sa ise usud seda tõenduspõhist meditsiini ja usud seda, et inimesi on võimalik ära rääkida, tegelikult sa teed endale karuteene ja genereerid omale tööd juurde. Kui sa usuksid seda, ta ei soovi seda, jutt lõpeb, nägemist, eks ju, aksepteerin, ei sekku sellesse. Oleks palju lihtsam, aga kuna ikkagi ise usud, et ma ikkagi räägin talle ära, et miks mina arvan, et see meetod oleks parem või miks see tema variant ei ole nii hea, on ju, et selleks tegelikult ise genereerida omale tööd juurde. Nii et ma kardan, et kõik siin paneelis oli, et kaasa arvatud sa ise, Priit, on seda meelt, et veits tuleb endale seda tööd genereerida. Jah, aga ma olen ka kogenud, et see võib tekitada teatud mõttes heitumust. Minna 5. korda sellesse samasse võitlusesse. Kuidas sinuga on, Liis? Selles mõttes jah, minnes selle esimese küsimuse juurde, et see on kindlasti toonud tööd juurde, sest me elame maailmas, kus kõik on väga kättesaadav. Ma mõtlen siis selle kõige all informatsiooni, aga see informatsioon on kättesaadav valimatult. Ehk siis tegelikult tänapäeval olukorrad, kus tullakse vastuvõtule ilma juba midagi lugemata ette, on harvad. On ju. Et tegelikult enamasti ikkagi midagi ollakse juba ette lugenud ja väga tihti see, mida ollakse ette lugenud, on kellegi kogemuslood, on täiesti selekteerimata
võtta selline väga üldsõnaline jutt AI-lt, mis ei vasta olukorrale, on ju. Et juba sealt tuleb seda valeinformatsiooni nii palju kaasa, et selles mõttes ma arvan, et ikkagi iga patsiendiga mingit aspekti valearvamustest, kogemuslugude tausta avamisest, on ju, et kogemus ei võrdu tõenduspõhisus, et seda on praktiliselt iga patsiendiga, ma julgeks öelda. Ja enda, eks vahepeal on ikka see, et ma arvan, et me kõik tunneme aeg-ajalt seda tunnet, et me jookseme peaga vastu seina. Et me põrkume kogu aeg mingitesse samadesse olukordadesse, samade teemadega kokku ja see väsimus kindlasti on nagu kerge tekkima, aga jällegi annab energiat juurde see, et tegelikult enamik nendest inimestest, neil on küsimused, nad ei ole kuidagi arstide vastased, nad ei ole teaduse vastased, neil on lihtsalt tekkinud selle informatsiooni külluses küsimused, millele nad ootavad vastuseid. Et nad tegelikult ei ole enamasti ju otseselt vastased. Ove? Ja, minu töösse ma võtan seda nagu paratamatu töösse sisse kirjutatud osana, arvestades tegelikult, et psühhiaatrilised ravimid on võrdlemisi stigmatiseeritud, nii antidepressandid kui ka ATH ravimid ja kõik muud ravimid, et enne kui ma üldse patsiendiga ravimit arutama hakkan, ma küsin, et ta räägiks mulle kõik ära, mis ta selle ravimit kohta on kuulnud või lugenud. Sest muidu juhtub see, et ma teen tavapärase sissejuhatuse, toime, kõrvalmõju, soovitused ja siis ta tuleb 2 kuu pärast mulle vastuvõtule ja ütleb, et ma ei hakanud seda võtma, sellepärast et mu sõbrannal on olnud selline kõrvaltoime. Või siis ma Redditist lugesin, et võib juhtuda niimoodi. See on päris näide. Ehk siis ma peangi iga kord võtma selle aja, et lihtsalt teada, mis see taust ravimiga on siis patsiendil. Ja see tõesti võtab aega, aga see on paratamatu. Samas, mõnikord on see positiivne, et tihtipeale inimesed on saanud adekvaatset informatsiooni. See tähendab, et nad räägivad mulle pool juttu ära, mis ma oleks pidanud neile ise rääkima. Et nii plusse kui ka miinuseid. Nii et te leiate sellest võitlusest tegelikult oma tähenduse. Ehk siis, et see võib küll olla väljakutse, aga samas see on ka ületamist vääriv väljakutse. Ove, võib-olla sinuga ka jätkaks, et kui me räägime väärinfost ja ebateadusest, oskad sa natukene avada seda teemat meie jaoks, et mis üldse ajendab inimesi uskuma väärinfot ja miks nad nii kiivalt kipuvad kinni hoidma nendest uskumustest? Jah, kui mina tahan osta kõrvaklappe näiteks, siis mis ma teen? Ma küsin sõbranna või naabri käest, missugused ta on ostnud ja kas ta on olnud hea kogemus. Mina ja enamus inimesi ei lähe spetsialiseeritud veebilehtedele, kus on süstemaatiliselt erinevad parameetrid mõõdetud kõrvaklappide kohta. Heal juhul võib-olla vaatan mõnda arvamusartiklit ja see informatsioon, mis ma saan selle kohta, kas need on head klapid või mitte, sõbralt ma usun seda. Sellepärast, et ma olen inimene, sellepärast, et see on viis, kuidas inimesed on alati saanud informatsiooni. Kui me koopa inimestena arenesime, siis meil ei olnud teadusinfot, mida oleks pidanud süstemaatiliselt tõlgendama ja mille põhjal otsuseid tegema. Ellu jäid need, kes kuulasid sõbralt, kuidas tal läks ja siis käitusid selle järgi. Ja tegelikult me oleme praegu samasugused ja me kõik need, kes ei ole saanud eraldi treeningut siis teadusinfo mõistmises, see ei ole intuitiivne asi, mis mõista. Ja see on äärmiselt inimlik, et kui inimesel on mingisugune emotsiooniga kogemus mingisuguse ravimeetodi kohta, et tal tekib hirm ja ta usub seda sellepärast. Aga miks see kipub olema kohati nii kuidagi kleepuv, see uskumus, et sellest on raske kuidagi saada ka inimest loobuma hiljem? Hirm, see on puhas hirm. Et me jällegi evolutsiooniliselt oleme loodud niimoodi või looduse poolt kujundatud, et pigem eksida nii, et katastroofi ei juhtu. Näiteks sellised negatiivsed stiimulid panevad meid käituma tugevamalt kui võib-olla mingisugused positiivsed. Ehk siis kui on valik, et kas ma näiteks põõsas näen tiigri nägu ja jooksen ära ja pärast oli vale otsus ja on ebamugav või siis ma saan surma, sest tiiger tuleb mulle kallale, siis igal juhul on mõistlik joosta ära, sest tegemist on negatiivse stiimuliga ja
ma võin eksida, aga vähemalt ma ei sure ära. Ja muude asjadega samamoodi, et kui on mingisugune kole kogemus, siis on pigem inimese mõttes turvalisem mitte saada seda koledat kogemust, kui võib-olla seda positiivset tulemust, mille kohta neil lugu ei ole tegelikult. Ma natukene läheksin sügavamale sellega, et kui sa ütled, et see on hirm ja hirm nagu negatiivse kogemuse eest, ometigi me teame ju ka seda, et vastupidi arsti poolt hirmutamine omab samuti negatiivset efekti. Ehk siis võiks ju arvata, et kui see, mis hoiab neid näiteks võtmast mingit tõenduspõhist ravi, on hirm selle kõrvalmõjude eest, ometigi me ei saavuta mingisugust efekti, kui me hirmutame neid veel rohkem sellega, mis saab, kui nad ei võta seda ravimit. Et miks see nii on? Ja see on huvitav. Võib-olla kui me hirmutaksime neid nende lähedase mingisuguse looga, võib-olla see toimiks. Aga küsin teie kogemusest, et mis võiksid olla printsiibid, mida järgida ja mida vältida, kui me üritame saada oma patsiente nendest uskumustest, veendumustest loobuma ja oma tervisekäitumist muutma? Mina selle hirmu kohta ja ravimite kohta tavaliselt patsientidega teen nii, et kui tuleb esmane diabeet või hüpertensioon, et me ei hakka ju ravima seda numbrit. Et küsida, et mis on patsiendi eesmärk järgmiseks 5-10 aastaks, et mis tema tahab oma elus teha, et kus ta näeb, et ta 5 aasta pärast, eks ju. Ja siis tood juurde selle, et see kardiovaskulaarse suremuse risk on tal umbes seal 20%, näitena, eks ju, mingil patsiendil ja kõik muud asjad, et kui ta oma eluviisi samamoodi jätkab, siis ta 5 aasta pärast ei ole seal, kus ta nagu ette kujutas, on ju, et näiteks tahab jätkuvalt tennist mängida või sõpradega matkamas käia mägedes ja niimoodi, on ju. Ehk siis sa selle eesmärgi tood tema jaoks relevantseks ja siis ütled, et aga võt nüüd ravimitega me saame teha nii, et 5 aasta pärast suure tõenäosusega sa saadki neid asju teha, eks ju, et ta saab nagu aru, miks ta neid ravimeid võtab. Ja perearstidena me puutume hästi tihti kokku sellega, et inimesed on haiglas, saavad hunniku ravimeid endale peale, ka jälle, kas keegi tuttav on kuskilt midagi öelnud, et parem mitte võtta, loevad seda infolehte. Seda ei ole nende jaoks eesmärgi pärastatud, üteldakse, et see on sellepärast, et sul rõhk oli kõrge, sul oli insult, sul oli mis iganes asi, eks ju, sul on see hirmus kole haigus, sa pead seda võtma, et sa ära ei sureks, eks ju. Aga see suremine tema jaoks võib-olla nii hirmus ei olegi, aga hirmus on võib-olla tema jaoks see, et ta ei saa oma lastega jalgpalli mängida või mingid nagu muid olulisi asju teha. Ja kui sa sellega ta ära seod, siis see ravimisoostumus nagu selgelt läheb ülesse. Mis puudutab seda, et kuidas seda uskumust nagu murda inimesel, kes on nagu täitsa, ma ütlen, need, kes on jäigad, nendega on ikkagi väga keeruline. Aga need, kes on seal kahe vahel, ega see on see konstantne rääkimine ja ma arvan, et erinevalt psühhiaatritest ja reumatoloogidest perearsti õnn on see, et meil on patsiendid samad, haigused erinevad, teistel on haigused samad, patsiendid erinevad, eks ju. Ehk et nende inimestega meil tekib selline täitsa pikk isiklik suhe, pikaajaline. Ma saan seda vestlust rõõmsalt jätkata, ma võin ta kutsuda mulle järgmine nädal, ülejärgmine nädal tihedalt, eks ju. Eriarstidel, kes mujal töötavad, ei ole tihtilugu sellist luksust, et kuule, jätkame seda vestlust seal, sest kui sul on ikkagi vastuvõttu ajad 3 kuud, 4 kuud kinni, veel hullem, kui sa teed tasulist vastuvõttu, jah. Ma mõtlen, et ka see tehnika, mis sa kirjeldad, et kus sa üritad kõigepealt üldse aru saada, mis patsiendi eesmärgid on. Mingis mõttes jah, ta teeb need tagajärjed nende jaoks relevantsemaks, ta seob selle eesmärgiga. Aga ma kujutan ette, et mida see teine asi, mis see loob, ta loob ka mingil määral seda tunnet, et see arst nagu päriselt hoolib minust. Ta päriselt nagu võtab vaevu, et teada saada, mis minu jaoks on oluline, järelikult ta soovitused on ka ajendatud sellest hoolivusest ja mitte mingisugusest muust asjast, et võib-olla ka see on siin abiks. Aga mis sinu nipid on, Liis? Võib-olla jälle see üks eelis, mis minu erialal on, et haigused, millega ma enamasti tegelen ja mida ma ravin, põhjustavad äärmiselt ebameeldivaid sümptome, eelkõige valu. Valu on inimese jaoks hästi alarmeeriv. Valu tahetakse tegelikult ikkagi enamikes olukordades ravida, rääkimata ka muudest asjadest on ju. Et kui ma võrdlen seda näiteks olukorraga, kus ma näiteks peangi
kellegi kõrge kardiovaskulaarriski tõttu ravima kellegi kolesterooli, mida ta ju ei tunne. Jääb justkui mulje, et ma ravin on ju numbrit, sama hüpertensiooniga on ju. Et noh, ma selliste oma krooniliste patsientide puhul, kes käivad minu juures niikuinii kogu aeg, ma tegelen ka nende teiste haigustega, et tegelikult on väga selge vahe. Et selles mõttes minu erialal kindlasti neid erialalisi haigusi on juba selle tõttu natukene lihtsam ravida, sest nad põhjustavad lihtsalt nii ebameeldivaid sümptome, et need teoorias sealt tulevad need ravimiriskid, tunduvad nende jaoks sel hetkel, kui neil on tõesti väga halb olla, neil on 24/7 ebameeldiv valu, tunduvad midagi abstraktset, kauget, ma muretsen selle pärast hiljem. Et selles mõttes noh, ma arvan jällegi, et mul on nagu enda eriala haigusi mõnes mõttes lihtsam ravida, sest need põhjustavad lihtsalt nii ebameeldivaid sümptome. Aga muidugi, nagu oli juba juttu, et neid müüte selles mõttes on nende ravimite kohta väga palju ja tegelikult eks neid ravimeid ka kardetakse. Aga need on jällegi see, et ma tavaliselt räägin haigega läbi, et ma ütlengi, et kui te võtate ette selle ravimi infolehe, seal on olemas kõik kuni surmani. Ja no ma päriselt, ma nii ütlengi patsientidele, et te leiate sealt kõik kuni surmani. Ma räägiks nüüd teile nendest, mis on tõesti igapäevasemad, mis võivad ette tulla, kui need tulevad, mis me teeme. Et ma lähenen sellele probleemile tavaliselt nii, enamasti nad tegelikult sellega ka rahunevad. Ja teine asi, mis ma alati ka mainin, et jah, et täiesti arusaadav, et te kardate midagi uut, te kardate seda ravimit, aga ma räägin ka oma hirmudest. Ja siis ma räägin, et teate, et mina kardan seda haigust, mis teil on. Et need on haigused, on ju, mida me enamasti tänapäeval ei ravi välja, aga me saame neid hoida kontrolli all, me saame hoida enamasti teie sümptomeid väga hea kontrolli all ja tegelikult tänapäeval te võite elada täiesti ilma ühegi sümptomita, ilma ühegi kaebuseta, kui see ravi on edukas. Samas need haigused on ju, enamik nendest on juba tundnud neid ebameeldivaid toimeid, et ma ei saa öelda, et ma kindlasti ei kasuta hirmutamistaktikat, aga seda informeerimistaktikat, et miks mina kardan neid haigusi, mis neil on. Ja eks ma seda haiguste tausta siis ka natukene avan. Ja tegelikult see, mis sa kirjeldad ja see, mida ka Ovelis rääkis, et kui ta kohe alguses küsib ära, et mida te siis kuulnud olete juba selle kohta. Mingis mõttes te nagu inokuleerite neid selle väärinfo või selle mõjutatavuse eest hilisemas etapis sellega, et te juba kohe alguses räägite ära, mis siis on need küsimusi tekitavad kohad ja annate neile ka siis rahustavat infot selle kohta, et te nagu teete juba selle töö ette, mitte ei lase patsiendil pärast vastuvõttu avastada neid asju ja kus ta võib reageerida hoopis teistsuguses mõjuväljas. Need oskused, mis te kirjeldate patsientide nõustamisel, kas need tulid teile juba arstiteaduskonnast või need tulid nii-öelda tänavalt või need tulid kusagilt kursuselt, et kas seda õpetatakse täna piisavalt, kuidas patsienti niimoodi nõustada? Mis te tunnete, Ove? Jah, ma olen kuulnud, et motiveeriva intervjueerimise kursus on tudengitele tänapäeval päriselt olemas. Siis kui mina käisin ülikoolis, siis see oli valikaine, millega ma ka võtsin. Ma olen kuulnud inimestelt, et see motiveeriva intervjueerimise kursus on neil suhteliselt varastel arstiaastatel, kus neil tegelikult ei ole olnud väga palju kontakte patsiendiga, mis tõttu selle kursuse nagu inimeste nägemus sellel hetkel selle kursuse vajalikkusest ja seetõttu ka tagasiside on, et miks me seda teeme, et mis see pehme suhtlemine siin on. Ja alles seal 4., 5., 6. kursusel inimesed tegelikult saavad aru, et mis see praktiline väärtus on. Et tundub, et nad saavad, aga tundub, et võib-olla äkki peaks seda paigutust vaatama natukene. Mina sealt sain väga palju mõtteid, olen saanud tegelikult residentuuris kolleegidelt ja juhendajalt, aga eks sellealane haridus on pigem olnud omal initsiatiivil suures osas ja võib-olla pigem ülikooli ajal põgus. Helemal. Peremeditsiini residentuuris on motiveeriv intervjueerimine veel eraldi alkoholi ja tubaka nõustamise kontekstis lisaks, eks ju, pluss tegelikult see kõik põhimõtted käivad ju ala kaalunõustamise osas ja niimoodi, eks ju, et peremeditsiini residentuuris seda sai juurde. 2015 meil oli Tervisekassaga pilootprojekt riskipatsientide käsitlus ehk siis täpselt seesama patsiendi enda eesmärkide seadmine. Täna see on
tervishoiuteenuste loetelus eraldi koodiga sees juba, eks ju, ehk siis nende patsientidega tegelemine lähtuvalt nende eesmärkidest. Seal ma ei ütleks, et see nagu mingid ekstra lisakoolitust või mingit midagi muud peale selle motiveeriva intervjueerimise tehnikate juurde said, nii et ma ütleks, et see on nagu põhiline. Ja noh, ega töö käigus õpid kõige rohkem. Ja see käib ka tegelikult väga palju teaduskirjandusest läbi, et noh, ikkagi üks efektiivsemaid tööriistu, mis meil on oma tööriistaga hästi selliste patsientide puhul, annaks jumal vaid meile aega seda rakendada, on see motiveeriv intervjueerimine. Aga sinu oskused, Liis, kust need tulid? Ma ei saa öelda, et jah, ülikoolis sellele oleks liigselt rõhku pandud. Ma arvan, et see on ka osati selle tõttu, et olgem ausad, me kõik ju teame, et selline suurem väärinfo levik, sellest rääkimine, et inimesed nii-öelda väärinfot levitavad ju sai suure hoo sisse ikkagi pärast Covidit. Et me kõik oleme ju käinud koolis ju enne seda, et võimalik, et seal nüüd on tehtud ka mingeid kohaldusi, aga varem jah, see motiveeriva intervjueerimise teema oli minu arvates rohkem ikkagi perearstide kuidagi laual, on ju, et teised arstid kuidagi ei ole sellest meil residentuuris olnud juttu, ei olnud õppeajal, et see tundus meist nagu kuidagi kaugem. Et praegu on ju, see aeg on lihtsalt teine ja ma arvan, et hetkel peab ka sellele kindlasti rohkem tähelepanu pöörama, aga tõesti minu ajal ja ma saan aru, et kolleegide ajal seda tegelikult ei tehtud. Nii et tegelikult selleks ikkagi on õpetanud elu ja ma arvan, et väga palju õpetas meid Covid. Et Covid on toonud meile väga palju kahju, aga ta on toonud ka kindlasti juurde meile oskusi ja toonud välja meis võib-olla meie varjatuid oskusi, on ju. Ja üks muutus, mis aset leidis ühiskonnas umbes samal perioodil, kui Covid lõõskas, oli tehisintellekt. Ehk siis 2022, kui tuli välja esimene normaalselt funktsioneeriv ChatGPT mudel, kahtlemata on mõjutanud meditsiinimaastikku. Kuidas teie seda näete, et kui palju teil siis patsiendid tulevad juba AI vastustaskus vastuvõtule? Kas see on universaalselt negatiivne või näete sellest ka midagi positiivset? On patsiendid selle võrra võib-olla, ma ei tea, autonoomsemad või teadlikumad? Mul on mõned patsiendid olnud, kes seda ebalevalt küsivad, et kuidas teile meeldivad patsiendid, kes teevad kodutöö ära? Ja siis ma ütlen, et mulle tavaliselt ikka meeldivad inimesed, kes kaasa mõtlevad ja ette on mõelnud ja mingid küsimused on mõelnud ja oma haigusloo läbi mõelnud, et millal, mis asi, kuidas hakkas pihta ja mis võivad veel seotud olla. Ja neid AI vastustaskus neid inimesi ikkagi on, et kõige hullem on nad siis, kui nad tulevad mingisuguse paketi nõudmisega, et mulle teha nüüd need ja need ja need asjad, eks ju, reeglina need on analüüsid või uuringud, eks ju. Ja sellised ebamõistlikud uuringud siis nende ümberveenmiseks, et vajaduspõhisus seal ei ole, lähtuvalt tema nendest kaebustest ja kui need on tema kindel soov ja tahtmine, siis tasuliselt Synlab pakub igasuguseid pakette ja kõiksuguseid analüüse, eks ju, et aga mina seletan ära, et vajaduspõhisest meditsiinist lähtuvalt on see, mille järgi meid rahastatakse ja mille tõttu mina siis oma neid otsuseid ka teen, eks ju. Jälle, enamus inimesed sa räägid ilusti ära, neid, kes lähevad võib-olla kabinetist ära ja rahul ei ole ja pärast sa näed, et ta on ikkagi käinud tasuliselt teinud mingid analüüsid ära, no neid ikka on, eks ju. Aga siis nad tulevad sedasi tagasi teinekord, seal on kahte tüüpi patsiendid, need, kelle puhul on Murphy, eks ju, et leidiski midagi väga olulist sealt tasulistest analüüsidest, mida sina olid enne ütelt, et kuule, seda pole üldse vaja, on ju, ja pärast tuleb sealt mingi tõsine asi välja, on ju, et kuidas sa seda siis ära põhjendad, et miks mina siis arvasin, et seda polnud vaja teha. Nüüd tuligi vastus, et tegelikult see oligi tema probleem, tal oli õigus, eks ju. See diskussioon on selline veits keerulisem. Aga need, kes ära teevad ja näevadki, et midagi seal ei olnud, lihtsalt said mitusada eurot ära maksta. Need järgmine kord lonta tulevad ja ikkagi pigem nagu siis see koostöö läheb nagu positiivselt edasi. Natukene nagu kaheks lähevad need nõudmispõhised asjad. Aga sinu kogemus on siis ikkagi eelkõige olnud natukene nagu negatiivse maiguga või on sa ka midagi positiivset näinud sellest?
positiivne selles mõttes, et päris hästi ikkagi seal AI osas inimesed on vaata selle diferentsiaaldiagnostika osa ära teinud, et kui teistel arstidel on hea lihtne, et nende juurde on keegi juba filtri vahele pannud, reha ära tõmmanud sealt vahelt, siis meie juures ju filtrit ei ole ja haigused on nii varajases staadiumis võivad olla, et sa nagu ei saagi veel aru, mis asi see on, eks ju. Ja kui tema oma mingi lööbega on teinud väga hea diferentsiaaldiagnostika AI-ga, siis mul on sellest ainult rõõmu, et mingid asjad ta on juba selgelt ise ära välistanud. Kuidas sinu koostöö AI-ga läheb, Ove? Mulle tegelikult meeldivad patsiendid, kes otsivad ise varem infot, ükskõik kas siis AI-st või siis tegelikult internetifoorumitest ja nendest gruppidest ka. Et see näitab, nagu ka sinu patsientide puhul, et tegelikult patsient hoolib enda tervisest, et ta otsib infot, et ta otsib variante. Aeg-ajalt juhtub, et patsient tuleb ka mõne sellise mõtte peale, mille peale tegelikult mina oleks pidanud tulema, aga tema toob selle välja. Ma ei tea, kas me siis lõpuks oleks ise tulnud selle peale või mitte, aga väga hea, et tema tõi selle välja, eks ole. Ja üldiselt selliste patsientidega saab koostööd teha, et saab selgitada, mõelda, küsida, täpsustada. Aeg-ajalt satub mõni selline patsient, kes on võtnud lahti DSM diagnoosikriteeriumid, leidnud diagnoosi, mis tal on ja ei ole valmis arutama mitte ühtegi teist diagnoosi. Ja ei ole valmis rääkima sümptomitest, muud sümptomid, mis muud variandid võiksid olla ja on tavaliselt ka selline mõnevõrra ärritunud, kui mõnede muude asjade kohta küsida, et need on keerulised juhud, sest ma tahaks, et leiaks ikkagi õige asja lõpuks. Aga enamasti patsiendid, kes ise otsivad infot, nad tahavad seda infot ka minult. Et minu arust enamuses on tore ja AI-d muutuvad järjest tublimaks tervise osas. Mõtle see arvesse, et inimesed niikuinii teevad seda, kas peaks seda ka kuidagi suunama, et kui sa seda teed, tee seda targalt, kasuta seda ära, kasuta seda, küsi seda ära, küsi seda. On sul mingisuguseid soovitusi, mõtteid selle osas? No näiteks ChatGPT psühhoterapiaks mina ei julge soovitada hetkel. Arvestades neid juhtumeid, mis siin aeg-ajalt on olnud, et ta soovitab teha koledaid asju või siis üldse nõustub kõikide kehvade otsustega, mis inimene on oma elus teinud. Aga näiteks koht, kus ma mõtlesin tegelikult viimati inimesele AI-d soovitada, olid näiteks tikid, eks ole. Tikkide puhul on esimene valik on tegelikult käitumisteraapia, tikkide spetsiifiline teraapia. Eestis ei ole inimestel tegelikult kättesaadavust, terapeutide kättesaadavust, kes selles osas nõustaks, aga see sisuline pool on väga lihtne tegelikult. Et inimene tunneb ära, kui see tikk või see tõmblus hakkab tekkima ja siis teeb mingisugust vastanduvat liigutust. Ja näiteks see on tegelikult super koht, kus küsidagi ChatGPT-lt nõu, et tikkide käitumisteraapia põhiselt, et kui mul selline tikk on, mis need sagedasemad vastandlikud liigutused on, mis ma saan proovida enne, kui see tuleb, et seda maha suruda. Risk on väga väike, kasu on väga suur ja fantastiline, eks ole. Samas peab selle ChatGPT iseloomuga ära muutma, et ta ei oleks see standard, vaid oleks pigem mingisugune see analüütiline ChatGPT, mitte see, kes sulle muudkui takka kiidab. Jah, aga isegi selle risk on väga väike, kui ta kiidab takka. Siis sa tunned ära, kui see liigutus, mis sa teed, ei toimi. Ta võib kiita sulle takka nii palju, kui ta soovib, on ju. Sinu kogemused AI-ga, Liis? Kindlasti AI on sõber, on ju. Et ma ei ütleks, et on vaenlane. Ma arvan, et on sõber. Aga AI-ga on üks võib-olla kõige olulisem aspekt on see ju, et tegelikult AI-lt sa saad selle vastuse, mida sa tahad. Ja ma tegin täiesti eksperimendi üks päev. Ma manipuleerisin AI-ga. Et vaadata, kas ma saan lõpuks sellise vastuse, mida ma nagu tahan saada, mitte et mis on õige. Ma sain. Et tegelikult AI on manipuleeritav, et sa saad sealt seda, mida sa küsid. Ehk siis sa pead küsima targalt, sa pead küsima teadlikult. Meditsiinilist infot ei ole võimeline alati patsient targalt ja teadlikult küsima. Ja sellepärast sealt tuleb kindlasti kaasa ka palju müra. Tullakse vastuvõtule ka kindlasti päris, ma arvan, järjest sagedamini AI pandud diagnoosiga, mis on vale.
aga AI muidugi võib olla ka sõber, mul on ka näiteks endal patsiente, väga intelligentseid patsiente, kellega me räägime, kes ongi väga keeruliste haigusjuhtudega, kes on AI-ga põrgatanud seal teatud asju ja me arutame neid asju, mida ta on seal põrgatanud, arutame omavahel, et kindlasti on sellest ka väga palju kasu. Aga jah, ma tunnen, et hetkel võib-olla seda müra, seda ärevust ja seda lihtsalt, et inimesed ei oska veel teda õigesti kasutada, talt õigesti küsida, saavad sealt natukene liiga sellise üldise laiapõhjalise info, et seda veel on natukene ülekaalus ikkagi. Ma ütleks, minu meelest, kui AI saab aru, et sa oled arst, siis ta annab sulle üldiselt üsna mõistlikku infot. Aga kui sa teed umbmääraseid kirjeldusi oma sümptomitest, saad tõesti seda, mida sa tahad. No vaata, ongi see, et kui AI on juba teadlik, on ju, et sa oled arst, siis ta esitabki seda infot nii, aga kui sinna lähebki tavainne, presenteerib oma sümptome, siis ta saab ju sinna kõike. Yeah. Aga seda kõike nagu arvesse võttes, et kas siis peaks, kui sa ütled, et AI-ga tuleb rääkida targasti, kas me peaksime siis õpetama, kuidas rääkida AI-ga targasti või on see Pandora laegas, ei taha, et rohkem julgustaksid inimesi seda kasutama? Ma arvan, et inimesed räägivad niikuinii, ma arvan, et asi on AI-d peaks õpetama rääkima inimestega, kes meditsiinilist nõu küsivad. Ma saan aru, et seda tehaksegi praegu, nii et. Ja, aga ütleme nii, et minu käed on natukene jäävad lühikeseks OpenAI ja Google'i ja Claude'i ja Anthropicu mõjutamiseks, on ju. Et kas me siin mail ka midagi teeme, kus meie saame midagi mõjutada? Või laseme asjadel minna nii, nagu ta on? Ma arvan, et mida kõik saavad teha on see, et aru saada, et patsiendid seda infot koguvad nii AI-st kui igasugustelt sõpradelt, tuttavatelt. Ikkagi küsida, kas sul on mingisuguseid küsimusi. Kas on midagi, mis on ebaselge, mis olla valmis selleks diskussiooniks ja näidata patsiendile ka, et sa oled diskussiooniks avatud. Et isegi kui ta tuleb mingisuguse rumala mõtte või asjaga sealt AI-st välja, eks ju, siis ütled, väga huvitav mõte, eks ju, mis sa ise sellest arvad, et kõigepealt aru saada, mis tema enda seisukoht on ju, ja siis annad oma selle hinnangu sellele, et aga kui sa ise ignoreerid jälle seda, keerad pea ära, siis fakt on see, et inimesed seda AI-d kasutavad ja teiste inimestega suhtlevad ja foorumid loevad ja see neid mõjutab. Ja võib-olla ma lisaks veel seda ka, et peaks ikkagi arstil jääma ka see julgus vaielda vastu sellele, mis AI on öelnud, on ju. Et eks paratamatult ju tahab meis endis ka ju väike kahtluseuss vahel tulla, et kui keegi sulle presenteerib mingit AI infot, siis eks ikka vahel on ju see olukord, kus me küsime, et äkki mina lihtsalt ei tea. On ju, et kui ikkagi midagi on väga selgelt, alati võib ju ka patsiendile kommunikeerida, et teate, ma tõesti näiteks seda ei tea, ma pean seda ise uurima või kui ta selgelt ikkagi esitab vale infot, siis öeldagi, et teate tegelikult, et see on vist see koht, kus AI on teile ekslikku infot andnud, et tegelikult on asi nii, et ei kaoks ära ka selle meie julgus arstina vaielda AI-le vastu, sest AI ei esita sulle 100% tõde. Ja kõik see, mis me oleme praegu arutanud, eeldab seda, et patsient on jõudnud meieni. Üks argument, mis on ka siin küsimustes välja toodud ja mida on viimasel ajal ka Riigikogus välja toodud, on see, et põhjus, miks need inimesed üldse pöörduvad teaduse poole või alternatiivmeditsiini poole, on see, et nad ei pääse meditsiinisüsteemis. Nad ei pääse psühholoogi vastuvõtule, ei pääse oma perearsti juurde. Kuidas te tunnete, kas see on probleem ja kas me saame midagi teha, et seda lahendada, võttes arvesse ka meie demograafilist trendi ja meie järjest vähenevat arstkonda? Muidugi on probleem ja probleem, miks meil üldse alternatiivmeditsiin rõkkab ja äri on ikkagi väga suur ja suureneb tahaks mitte aastaga, vaid ma arvan iga kuuga tuleb järjest uusi pakkujaid, kes pakuvad igasuguseid tervendavaid ja elumuutvaid variante, mida nemad ju klassikaliselt pakuvad, on aeg. Et kui mul on patsient, kes on oodanud 3 kuud mõne spetsialisti vastuvõttu ja siis ta tuleb nördinult tagasi, ütles, et 2 minutit oli sees istuda, ei saanudki, juba visati välja sealt, eks ju, siis see tekitab ise trotsi tavameditsiini vastu ja alternatiivmeditsiinis, kus inimene peab kõik ise maksma, seal leitakse aeg inimesega suhelda, räägitakse meeldivalt, sõbralikult, kuulatakse tema eesmärke, nad on väga osavad selles motiveerivas intervjueerimises ja veenmises ja müügitöös, eks ju. Pluss siis see, et sul tekib seal hea kogemus, hea tunne,
et sa oled sinna oodatud, sind päriselt tahetakse justkui, päriselt tahetakse aidata, et sa tahad sinna veel minna ja siis sa jäädki sinna konksu otsa ja jäädki käima, eks ju. Ehk siis minu sõnum on ikkagi see, et iga tervishoiutöötaja tegelikult saab ju võtta aega. Saab ju rääkida, et ma saan aru, inimene on 3 kuud oodanud järjekorras, vastuvõtud on võib-olla täis pandud, aga 20 minutit vastuvõtuaeg on ju reeglina patsiendile broneeritud, ei pea teda 2 minutiga sealt seest välja lükkama ja ütlema, et siin pole opereerida midagi. Seleta ära, mida siin siis teha saab või mis sinu soovitused on või kuulata kõigepealt ära ja ütle, et nagu veits rohkem võiks selgitada, et see on see asi, mida mina näen, et mille tõttu patsiendid hakkavad otsima nõelravi, kiropraktikaid, kaaniteraapiaid, osteopaatiaid, homeopaatiaid, kõiki neid asju lihtsalt sellepärast, et mujal ei räägita nendega nii palju. Ja üks argument tõesti on see, et me saame ka ise seda aega anda, aga see, mis sa välja tõid just see, et sul on teatud segment inimesi, kes on väga head motiveerimis, intervjueerimis, siis on nende ärimudel andagi sulle seda aega. Vahet ei ole, et sul seda meditsiinilist süvateadmist seal juures ei ole, sellepärast, et sa tahad talle müüa seda sama lõvilakka või mis iganes seal on. Kas meil peaks samasugune abimees olema siis päris meditsiinisüsteemis keegi, kes mitte ei vahenda sind selle lõvilakka juurde, vaid vahendab sind siis, kui ta tõesti ei jõua sinna meditsiinisüsteemi selleks ajaks, kui sa tahad. 3 kuud on liiga pikk aeg sinu jaoks. Kas meil peaks olema siis mingisugune vaheetapp, kuhu sa pöördud kohe praegu, kes sind maha rahustab ja ütleb, et võid oodata küll 3 kuud? Vaata, mõnes mõttes see e-konsultatsioon ju on see, et kui me ikkagi patsiendile selle ära räägime, et selle järgi määratakse ära kiirus, millise aja jooksul tal on vaja. Et ma võin sulle anda tavasaatekirja ka, ise istud seal 4 kuud kuskil järjekorras. Kõigepealt sa ei saagi kuskile, sest kõik ajad on täis ja võib-olla siis täiskuu 3. täiskuul kuskilt mingisugused ajad kell 7 kuskile pannakse või peab helistama mingile numbrile ja hoidma pöialt pihus, et sa äkki saada ja on ju. Või siis me teeme e-konsultatsiooni, mille kaudu määratakse ära päris õige nagu kiirus, millega inimene peab saama. Ja kui ma inimesele ka ütlen ära, et selle kiiruse määrab ära see, kui tõsine see teie probleem on. Kui teil on tõsine probleem, eks ju, mis ei ole erakorraline, siis te saate ju selle vähem kui 6 aja jooksul tihti lugu saavad vastuvõtule. Osad isegi ütlevad, et ma sain sinna neuroloogile vähem kui nädalaga, et tasuliselt ma polekski nii kiirelt saanud, eks ju. Siis sa ütledki, et aga see ongi tänu sellele, et inimesed selekteeritakse õigesti ära ja see tegelikult on väga paljusid inimesi ära rahustat, et enne ta elaski oma selle saatekirjaga pinevuses, et millal ta siis kuhu peab helistama, jälle ta jäi ilma, eks ju. Ja siis tekibki see frustratsioon, aga kui ta teab, et temaga võetakse ühendust, ta igal juhul saab, ta saab õigel ajal, ta saab õige spetsialisti juurde, siis see veits vähendab ärevust ka. Ove, sina töötad valdkonnas, kellele puhul, ma arvan, viimasel ajal veel eriti kõige rohkem tuuakse välja, et sinna pole üldse lootust saada, eriti veel laste puhul. Kas sa näed mingisuguseid lahendusi, kuidas me ikkagi hoiame neid patsiente tulemas meie juurde ja mitte minemas mööda alternatiivseid potentsiaalselt ohtlikumaid teid? No lastepsühhiaatrias on 2 aspekti praegu. Üks aspekt on üleüldine laiapõhiline ennetus, oskused ja elukeskkond, mis tegelikult moodustavad suurema osa nendest asjadest, mis laste vaimset tervist mõjutavad. Kui keskkonnas ja peres nagu mingisuguseid varaseid sekkumisi kasutada, siis suurem osa nendest patsientidest, kes praegu on meelehitlikult ootavad aega, meie juurde ei jõuagi, nagu näiteks tõesti emotsiooniregulatsiooni õpe, koolipsühholoogid, kooli kiusamine, perede toetamine, kes on raskustes. Et need on tegelikult suurem osa ka sellest igapäevasest tööst, millega meie tegeleme ja milleks tegelikult ei ole vaja lastepsühhiaatrid. Tegelikult võiks varakult need mured just sotsiaalsüsteemi toega ära lahendada. Ja teine aspekt muidugi praegu lastepsühhiaatrias on spetsialistide puudus. Spetsialistide puudus ka selles kontekstis, et tegelikult nõudlus on hästi suur, mistõttu enamus lastepsühhiaatrid töötab ülekoormusega ja sellega suletud ring mingis mõttes, sellepärast on suletud ring mingis mõttes, et need jääb siis ka selle tõttu vähemaks, et nad töötavad ülekoormus. Just, ja inimene põleb läbi ülekoormusega, mistõttu ta läheb tööle, kus ta ei pea ülekoormust tegema, mis on mõnikord ka erasüsteem, mistõttu inimesi on veel vähem. Ja üks asi, ma saan aru, millega alati saab tegeleda, on sellega, et viia vastavusse siis nii
töötasud kui ka koormus siis ja siis riikliku meditsiinisüsteemi vahel, et oleks inimestel ka võimekust töötada siis riiklikus süsteemis ja see defitsiit natuke väheneks. Liis? Ma arvan, minu erialal tegelikult e-konsultatsioon on väga hea värat ja see toimib väga hästi ja need haiged, kes peavad kiiresti jõudma, nad jõuavad kiiresti. Seal on alati muidugi erandeid, on ju nagu igal pool, aga üldiselt ma arvan, et e-konsultatsioon tänapäeval on väga palju selliseid olukordi päästnud, et tegelikult rasked haiged jõuavad enamasti õigel ajal. Ja ehk siis üks variant ja mul on nagu hea meel kuulda, et nii reumatoloog kui perearst nõustuvad, et seda e-konsultatsiooni peab rohkem kasutama, et see on üks viis, kuidas me neid ressursse paremini kasutame ja tagame, et see patsient jõuaks enda jaoks õigel ja mõistlikul ajal sinna, kuhu ta peab jõudma. Aga Ove tõi ka hästi olulise valdkonna, mis on ennetus. Eks ju, et mida me üldse teeme siis ühiskondlikul tasandil, et inimesed oleksid tervemad ja muuhulgas ka, et nad oleksid teadlikumad. Ja Liis on siin teinud ära suure töö. Liis, sa oled kirjutanud 2 raamatut meditsiinimüütidest. Esiteks ma tahaks teada, mis sind üldse ajendas selleks, et sa seda sellise asja ette võtsid? See on jällegi nüüd see koht, kus ma pean tänama Covidit. Et üldiselt me Covidit ei täna millegi eest, siis tegelikult see kõik sai alguse Covidi ajal. See ei saanud üldse kuidagi alguse raamatutest. See sai alguse ühest väljakutsest, mis selle pandeemia alguses levis sotsiaalmeedias. Nimelt see väljakutse oli siis selline, kuna levis palju väärinfot, siis tervishoiutöötajate seas levis üleskutse iga päev postitada midagi tõenduspõhist Covidi kohta. Ja mina ka siis läksin sellega kaasa. Iga päev lugesin õhtul midagi ja postitasin. Ja tõesti seda infot tarbiti. Ma sain väga positiivset tagasisidet. Ja niimoodi moka otsast mulle üks lähedane inimene, üks sõbranna mainis, et kuule, sa võiksid kunagi raamatu kirjutada. No sel hetkel mul ei olnud mingit mõtet raamatut kirjutada. See aeg läks edasi ja tegelikult ma sain aru, et neid müüte ei ole ainult Covidi teemal. Neid müüte on üleüldiselt meditsiinis väga palju ja väga erinevatel teemadel. Ja ma kasutasin ka alguses selleks nii-öelda siis mingil määral sotsiaalmeediat, aga siis ma ikkagi mõtlesin, et kuidas jõuda ikkagi ka nende inimesteni, kes ei tarbi seda. Jõuda siis nii-öelda võib-olla vanemas eas inimesteni, kes armastavad raamatuid. Ja ühesõnaga kuidagi siis üks asi viis teiseni, enne kui ma aru sain, kirjutasingi ma siis seda esimest raamatut erinevatest meditsiinimüütidest, erinevatest valdkondadest. Need olid kõik siis sellised, mida ma olin siis kas kuulnud ise, kuulnud kolleegidelt, kuulnud patsientidelt, et täiesti igapäevaelulised kokku kogutud müüdid. Ja sellest siis tuli esimene raamat ja kui see sai nii-öelda avaldatud, siis hiljem tõesti kogunes neid nii palju juurde, et oli põhjust kirjutada ka teine raamat. Ja vaikselt tegelikult nendest raamatutest siis kujunes ka see Facebookis meditsiinimüütide leht, kus ma siis olen rääkinud ka nendest müütidest ja katsun seal siis pidevalt rääkida ka lisaks siis kõigest sellest, mis ei ole raamatu kaante vahele jõudnud ja neid tegelikult tuleb igapäeva eluliselt palju juurde, nii et ainest jagub. Kuidas sa hindad selle tegevuse mõju? Kas see on aidanud ka inimeste meelt või käitumist muuta? See, eks võib-olla seda on keeruline hinnata. Võib-olla ma oskan öelda seda, et päris paljud, kes jõuavad ka minu vastuvõtule, on lugenud, on küsinud, on rääkinud, on jaganud edasi, on jaganud minu tuttavad, sõbrad. Jagatakse nüüd ka siis sotsiaalmeedias, et see kindlasti see info levib. Ja juba see, et ta levib, seda jagatakse, sellest räägitakse, on ju tegelikult viide, et seda infot on vaja, see pakub huvi ja jagatakse ikkagi ka tänapäeval edasi seda, mis on päriselt tõenduspõhine, mitte siis tõesti ainult mingi kogemuslugu, mis müüb.
ja mis see kogemus on sulle õpetanud? Ma kujutan ette, et seal on ikkagi mingisugune õpikõver, kuidas sa kommunikeerid efektiivselt meditsiiniinfot üldpopulatsioonile. Mis õppetunnid sina saanud oled? Kindlasti see protsess on õpetanud ka mind, et ma olen ise väga palju just õppinud ka seda, et ma üritan mõista, kust need müüdid tulevad ja lähtuda nende selgitamisel ka sellest, kus nad on tulnud, ehk siis minna natukene selle tavainimese tasandile lähemale. Et mitte hakata kohe laduma ainult selliseid teadusfakte, vaid selgitada ära, kus nad on tulnud, miks nad on tulnud ja sealt siis edasi liikuda sellele, et mis siis see nii-öelda tõene ja päris info on. Et see on kindlasti laiendanud oluliselt minu silmaringi, minu enda oskusi argumenteerida, selgitada. Et kindlasti see on minu igapäevatöösse toonud väga palju kasu just sellega, et ma loen palju rohkem, ma uurin palju rohkem, ma uurin asjade tagamaid, et ma jõuaksin ka oma selgitustes siis tavainimesele lähemale. Ja see on hästi oluline, mis sa väljendad, et see on mõnes mõttes õpetanud sind ennast ka, kuidas kriitiliselt suhtuda. Et kui ma vaatan neid küsimusi, mis siin on esitletud, siis on siin ka väga palju pahameelt väljendatud selles osas, et meil on ka, me teame, meil on ka arste ja teisi meditsiinitöötajaid, kes ise levitavad libainfot või kellel lihtsalt puudub see kriitiline oskus lugeda teaduskirjandust. Et kuivõrd heaks te hindate meie kui meedikute kriitiliste oskuste, kriitilise meditsiiniinfo lugemise oskust? Mina tegelikult arvan, et meil riik on veits hambutu. Ehk et kes peaks sekkuma sellisel juhul, kui keegi arst, vahet ei ole, mis eriala või ilma erialata arst, ikkagi sellist väärinfot selgelt levitab ja jagab ja selle pealt tegelikult raha teenib ja oma arsti kutset ära kasutab ärilisel eesmärgil, eks ju. Võib-olla ta ise usubki seda tõsimeeli, eks ju, aga miks ta siis sellest äri teeb, on teine küsimus, on ju. Aga et meil riik ei ole mitte midagi suutnud ette võtta selle jaoks ja tegelikult ei arstide liit ega ükski erialaselts ju ka tegelikult jäävad käed lühikeseks, et meil seadusloome ei võimaldagi Eestis väga kergesti ei eriala ära võtta, ei arstikutset ära võtta ja see on midagi, mida tegelikult ma arvan, et kõik erialad ja arstide liit üheskoos võiksid ajada, et me ikkagi saaksime teatud juhtudel arstikutset ka ära võtta, kui ei ole kriminaalselt karistatud, vaid ka väärinfo levitamise eest. Sest et seda on ju küll uuritud ja leitud, et ikkagi inimesed usaldavad seda, mida arst räägib. Ja kui arst räägib infot, mis potentsiaalselt võib ikkagi kahjustada patsiente, siis sellel on märksa kõrgem kaal, kui et seda teeb Vene föderaalvalitsuse libakonto kusagil X-is, on ju. Aga sa ütled, et sellel täna tagajärgi ei ole. Mina olen teadlik vist ühest arstist, kellel on arstikutse ära võetud ja see oli väga räige rikkumine, aga ma rohkem ausalt öeldes ei ole. Kas see võeti väärinfo pärast ära? See võeti vist suisa vist nagu ka müügitegevus või mis iganes seal taga oli, et mitte ainult väärinfo kindlasti. Väärinfo pärast ei ole küll kellegilt võetud kahjuks. Kuidas te tunnete, kas peaksime olema siin karmimad natukene? Ma arvan, et võrreldes mõndade lähiriikidega, kus on see ülevaade palju võib-olla põhjalikum, ma arvan, et oleks arendamist vajav koht. Sul on lähiriikide kogemus? Ja Soomes on väga, nüüd ei saa siin Eestit ja Soomet võrrelda, aga seal on see ohustamise korral või kvaliteedinõuete mittetäitmise korral arstikutse, kas ajutise keelu saamine või arstikutse äravõtmine oluliselt kergem, muuhulgas ka muude rikkumiste näiteks alkoholi mõju all tööle tulemise eest, et selles mõttes on nende patsiendid mõnevõrra rohkem kaitstud. Siin on ka välja toodud selline küsimus, et kas libarami promovad tudengid tohivad lõpetada arstiteaduskonda, kes selle üle otsustaks?
mina kardan, et arstiteaduskonna lõpetamisel nad väga hästi teavad, mida tuleb vastata, kuidas tuleb vastata, võttes arvesse, et meil ka peremeditsiini residentuuri on mitmed sellised varasema libameditsiini taustaga inimesed üritanud sisse saada, eks ju. Osade puhul on õnnestunud neid takistada, aga teiste puhul on see suhteliselt keeruline olnud ja ma arvan, et meie eriala pole ainus, ma arvan, et teised erialad ka. Need on reeglina targad inimesed, nad teavad, mida seal komisjonis peab rääkima, kuidas peab rääkima ja otseselt see, et sa mingit jura ajad täna, sellel ei ole karistust. Seadus ei paku meile võimalust, eks ole. Ja. Aga enamus arstitudengeid, enamus arste on väga mõistlikud, mis puudutab meditsiiniteadust ja võiksid ka olla head meditsiiniteabe kommunikaatorid. Ove, sina oled üks nendest. Lisaks psühhiaatri tööle oled sa aktiivne sotsiaalmeedias, et kui Liis siin keskendub meil rohkem pikale sisule, siis Ove on meil Instagramis. Väga lühike sisu. Lühike sisu edastaja, et sul on üle 12 000 jälgija, mis on tegelikult Eesti jaoks päris hea. Et kui ma vaatasin, mis siis nagu need Eesti nagu keskmised influenceri numbrid on, siis on täitsa ok. Mis kasu sa näed selles ettevõtmises ja mida sa oled õppinud selle käigus? Üks väga suur kasu, mis ma näen ise enda jaoks, on see, et ma olen nagu selles vereringes, mis toimub patsientide seas Eesti psühhiaatrilisel maastikul. Ma saan kohe teada, kui on mingil ravimil tarneraskus, kui miski on uus preparaat tulnud turule, ma saan enne teada, kui saadetakse psühhiaatrite seltsi poolt meil. Kui on mingit sorti probleemid kuskil, ma saan väga palju patsiendi kogemusi, mida ma kliinilises töös saan ka, aga seal ma saan neid suures mahus, ma saan nagu võimendiga kliinilist kogemust sisuliselt, patsiendi kogemuste kuulmise, kuidas neil mingi ravimeetod, mis kogemus, mis piirkonnas, kuidas oli, et ma õpin väga palju. Teine on see sama asi, mis Liis mainis, et kui ma midagi kirjutan, siis ma pean olema veendunud, et mul on päriselt uuringud, millele ma viitan. Mis tähendab seda, et ma pean istuma PubMedis ja neid läbi lugema. Sest kohe on ikkagi aeg-ajalt juhtub, et ma enda arust tean midagi ja siis ma kirjutan, kohe parandatakse. Kohe saadatakse mulle uuring, mis ütleb, et ikka päris nii ei ole. Inimesed on üldiselt õnneks üsna viisakad selles osas. Aga ma õpin hästi palju ja ma saan täpselt teada, mis on need asjad, mida ma nii hästi ei tea või mis ma arvasin valesti. Õpin hästi palju sõnastama asju, sest kui ma sõnastan midagi natukene kaheti mõistetavalt või ebamääraselt, siis ma võin olla kindel, on keegi, kes saab väga vihaseks väga kiiresti. Teatud grupid eriti, kus ma pean olema äärmiselt ettevaatlik, kuidas ma sõnastan asju. Ja siis kõige toredam osa on vist see, et inimesed vahepeal kirjutavad mulle, et arst on päriselt ka inimene, et ma nüüd julgesin psühhiaatrile minna, mis on üliarmas ja eriti tore on, kui keegi saab ka päriselt abi ja siis ausalt öeldes mul on mõnikord tunne, et mul on võib-olla sotsiaalmeedias see siuke laiem mõju on suurem kui mu igapäevasel arstitööl. Et selline positiivne kogemus. Kui palju see sult aega nõuab? No mitte ainult see sisuloome, vaid üldse, et olla nagu selle Zeitgeisti liige ja seda infot sisse võtta. Zeitgeist on väga hea nimetus sellele, sest see on kogu aeg mul kuklas. Et ma hoian pilku peale sellele, et missugune see, palju ma olen mida kirjutanud ja kui ma ei ole kirjutanud, siis mul on alati to-do-listis, et mõelda, et okei, et mis see Instagrami tükike võiks olla täna. See on alati mul mõttes, see võtab mõnikord rohkem, mõnikord vähem aega. Vahel ma tõesti istun ja loen tund aega uuringuid ja siis vahel mul on 15 minutit enne uinumist vastan paar küsimust ära. Et väga varieerub, aga see on väga oluline osa tegelikult vabast ajast. Kuidas te tunnete, kas rohkem arste peaks tegelikult ja ka õdesid ja muid meditsiinispetsialiste peaks tegelema aktiivselt meditsiini-info kommunikatsiooniga? Ja, kindlasti. Et ma küll arvan, et selline personaalne püünele viskumine pikas perspektiivis mõistlik ei ole, aga võib-olla seltside tasandil, et on mitu inimest, kes selle asja eest vastutavad, et ma arvan, et see oleks see, mis oleks mõistlik ja vajalik, eks ju, et meie perearsti seltsi noored vaikselt veavad seda asja, eks ju. Ma arvan, et teised erialad võiksid ka, et kui sul on
üks arst, kes seda veab, siis seal võib see läbipõlemine kergemini tulla, aga kui on ikkagi meeskond seal taga, siis see sisuloome on natukene kergem ja eriti tore oleks, kui seda ei peaks ainult ÜKT-na unetundide arvelt tegema. See olekski mu järgmine küsimus, et nii palju, kui ma olen rääkinud Ovega ja Liisiga, siis ma tean, et teie kirjutamine ei ole osa teie töögraafikust, vaid see on töögraafiku ümber. Ka see peaks siis olema arsti tööametlik aeg, umbes nagu e-konsultatsiooni vastamine. See oleks nii tore. Minu meelest ma tegelikult, kui ma vastan Instagrami küsimustele, siis mul on täiesti e-konsultatsiooni vastamise tunne. Et aga raha ei saa. Raha ei saa ja raha tuleb sponsorlustest, Ove. Ja sellega ma pean tegelema. Okei, nii et me peame ikkagi rohkem seda aega pühendama oma sõnumi andmisele ja siis sealt kohe järgmine küsimus on, et kes siis meid õpetab seda kõike tegema, et Liis järelikult ja Ove hakkavad meile tegema kursused ja ega Elle-Mall siin ka, ega see aastaarsti tiitel niisama ei tulnud, et on ikkagi avalik tegelane ja aktiivselt võtnud sõna erinevatel teemadel. Tööajast on ju, jah. Ja tööaja muidugi, tööandjad hakkavad looma, et aga meditsiiniline väärinfo on muidugi laiem kui ainult arsti ja patsiendi teema. See on laiem ühiskondlik teema. Ja sinul Eesti Perearstide Seltsi presidendina Elle-Mall on meil siin võib-olla kõige suurem globaalne vaade Eesti tervishoiusüsteemile. Mis arvad, kuhu me võiksime riigina rohkem oma aega ja raha investeerida, et väärinfo asemel leviks tõenduspõhine meditsiiniteave? Üks asi, mis mina kindlasti ütlen, mis mind kohutavalt häirib, on see, et nende levitajatega midagi ette ei võeta, kes väärinfot levitavad. Ehk siis see oleks midagi, mida mina nagu tahaks, et võetaks fookusesse, et saaks mingisugused hoovad tekitada, millega seda päriselt pidurdada. See, kuidas me saaks seda tõenduspõhise meditsiini levikut suurendada, üteldakse ju nii, et tõenduspõhine meditsiin levib 10 korda aeglasemalt kui väärinfo, eks ju, et väärinfo läheb nagu kulutuli sul nagu puhti, eks ju. Ehk et kuna seal ei ole see sõnum nii pikk, see on lühikene, on ju, kui vaadata Liisi neid meditsiinimüüdi kirjeldusi, siis need on ikkagi ju pikad. Ta ei saa 1-2 lausega seda ümber lükata. Eks ju? Ja see tähendab seda, et kui inimesed on harjunud lugema lühikesi tekste, nad tahavad 5-10 sekundit mingisugust videot, eks ju, 30 sekundit on juba liiga pikk, on ju, siis seda tõenduspõhisest asja ongi palju raskem müüa, ehk siis sinna oleks seda massi taha vaja, kes seda levitab palju rohkem. Ja üks asi on veel see, et tõenduspõhine meditsiin ei paku mustvalgeid lahendusi, lihtsaid lahendusi. Ei reklaami kunagi midagi, et te saate kõik nüüd ilusaks, targaks, saledaks mingit ühte asja tehes. Et meil on tegelikult kogu see kõik ju enamik asju, millest me räägime, on keerulised. Ei ole üldse üks-ühesed, ei ole mustvalged. Seda ongi palju raskem müüa kui midagi väga mustvalget, väga selget sõnumit, midagi, mis kohe midagi lubab. Me ei luba praktiliselt kunagi midagi. Me ikka proovime müüa. Jah. Okei. Iseenesest meil on ju siin ka lühikese sisuloojaid, on ju, kes näitavad ette, et on võimalik ka 2 lausega anda väga head infot. Teine, ja kui tahate sellest rohkem teada, siis meil tuleb ka kohe paneel pärast seda, kus me räägimegi rohkem meediast ja selle efektiivsest kasutusest. Teine, mida välja tuuaks, on see, et me kulutame hästi palju aega, et kummutada müüte. Aga et mingis mõttes me oleme juba kaotanud, kui see müüt on hakanud levima. Ja see, millest räägitakse tänapäeval üha enam, mitte ainult meditsiinis, vaid ka julgeolekus on mitte debunking, vaid pre-bunking. Ehk siis me juba inokuleerime oma patsiente selle väärinfo eest sellega, et me paneme välja õige info enne, kui see nende jõuab. Ja on nagu tore kuulda, et oma vastuvõtul olete kuidagi intuitiivselt seda tegema hakanud. Et te juba võtate selle SPC lahti ja toote välja, et näe, siin on küll see surm, on ju, aga räägime nüüd sellest asjast tõelises kontekstis. Ja oleks väga huvitav, mida me saaksime teha riigina, kui me võtaksime seda kontseptsiooni natukene tõsisemalt ja mõtleksime, mis sõnumeid ja missuguseid oskusi me võiksime levitada
oma lastele, et nad oskaksid kriitilisemalt seda teavet lugeda ja minu pettumus on olnud alati see, et ma siiamaani ei ole aru saanud, kes on selle probleemi omanik Eestis. Sest et haridus on justkui haridusministeerium, tervis on sotsiaalministeerium, siin on kindlasti ka oma roll mõnel teisel sisejulgeoleku teemad on ja keegi justkui ei taha seda asja omanikuks võtta, aga kõik ütlevad, et see on ülioluline. Terviseharidus on ülioluline. Aga et kus on selle juht? Kus on see üksus, kes seda veab? Ma uuriks, meil on siin Slido kaudu tulnud küsimusi, tulnud arvamusi, olen üritanud neid ka esitada, aga kas on äkki mõni põletav küsimus meil siin saalis praegu? Ma hea meelega tuleks mikrofoniga teie juurde, saaksite otse meie panelistidelt. Meil on mikrofoni kandja ka seal täitsa olemas. Andke käega märku. Praegu ei paista. Siis ma liiguksin lõppsõnade juurde. Kui te saaksite ühe süsteemse muutuse teha homme, et piirata väärinfo ja ebateaduse levikut Eestis, mis see oleks? Mina tegelikult kasutaks ära seda, et AI võimalused laienevad ja paneks, et kui mingisugune tervisealane postitus hakkab levima sotsmeedias laiemale ringile, et AI tuvastaks automaatselt ära, et seal ei ole teaduspõhine info ja paneks nii-öelda nagu suitsetamise sildi sinna juurde. Pluss siis allika, kus saab siis tõenduspõhist infot, et samal ajal, kui inimene seda näeb, siis aga tegelikult ei ole nii, päris infot saab siit. Jah, Twitteris natuke üritatakse seda. Kui mina saaks ühe muutuse teha, siis ma liiguks koolidesse ja tooks juba põhikooli, kindlasti gümnaasiumi õppesse sisse, kuidas eristada tõest infot väärast. Ja hakkaks seda õpetama juba lapse east saati. Et need inimesed, kes jõuavad täiskasvanu ikka, saaksid selle info tegelikult kätte juba lapse eas, kuidas üldse teha vahet, mis on tõene, mis on väär, mis on teadus, kuidas see tekib. Et see osa on tegelikult meie koolisüsteemis katmata. Nõus. Ja mina oma muutust ütlesin, et karistama peab hakkama neid inimesi, kes väärinfot jagavad, et see peab olema, riik peab tulema oma inimestele appi. Ehk et ei saa niimoodi, et valimatult kõik asjad levivad ja inimestelt saabki raha ära võtta, et iga päev me kuuleme, kuidas 100 000 või 200 000 keegi jälle telefoni petistele andis, eks ju, aga me ei kuule seda, et kui palju jälle maksti sinna mingisugusele soolapuhujale, eks ju, et tegelikult see on ka sarnane probleem ja sellega peaks samamoodi saama tegeleda. Nii et kui ma võtaksin meie tänase arutelu kokku, kui inimene tuleb sinu juurde kõhklustega või väärinfoga, siis number 1, kuulame ta ära. Number 2, selgitame välja, mis on tema eesmärgid, mis on tema hirmud. Üritame oma sõnumi ka kalibreerida vastavalt sellele, mida ta meile räägib. Näitame üles seda hoolivust, näitame üles valmisolekut tulla vastu tema eesmärkidele. Valime oma võitluseid. Ehk siis kapsalehe vastu ilmtingimata ei pea võitlema. MMS-i vastu peab. Siin tuleb nagu teha oma valikuid. Vaktsineerimise poolt peab. Aga jah, ravisuhe selle pärast ilmtingimata lõppema ei peaks, et eriarvamusele jääme. Kommunikatsioon. Me oleme kõik targad meditsiini eksperdid. Me peaksime olema paremad oma ekspertiisi väljendamises arusaadaval moel. Ma saan aru, et tegelikult peaks isegi tööaja osa olema. See, et me seda välja ütleme, kui Ove ütleb, et tema toodab rohkem kasu Instagramis, kui ta toodab üks-ühele vastuvõttudel. Ma tegelikult ei tea seda. Ma ütlesin, et see on... Aga see on hüpotees, see on väärinfo praegu. Aga me hakkame seda tõestama. Aga tegelikult on siin palju, mida saaks teha ka ühiskonna tasandil. Alustades tõesti üldse sellest, et kui me räägime, et inimesed lähevad alternatiivmeditsiini, sellepärast et nad ei saa vastuvõtule, siis osalt selle põhjuse taga on ka see, et liiga palju inimesi vajab seda vastuvõttu. Me oleme juba maha maganud neid võimalusi sekkumiseks kas või varases lapseeas. Teine on terviseharidus. 3. on karistamine.
nii et aitäh teile selle paneeli eest, aitäh teile kuulamise eest. Loodan, et saite siit midagi kasulikku enda igapäevatööks kaasa võtta ja kui keegi suudab minu jaoks välja selgitada, kes siis tervisehariduse omanik Eestis on, siis andke teada.